Tere! Olen Merike ja numbrite keel, et räägin täna siis sellistest superstaaridest nagu Hitler, Stalin, Napoleon ja Lenin. Ja nii nagu ma räägin siin ennegi, et siis nagu edukuse kood kui selline, rahakood, millest ma olen siis rääkinud, jah. Et aga vaatame läbi nende koodide siis neid superstaare. Mul on siis jälle nii nagu alati väike spikker ninal, et mitte midagi siin vahele ei jätaks, seepärast et tegemist on selliste kuulsustega. Ja siis täna tuleb jutuks sellistest suurtest legendidest. Vaatan seda siis läbi numeroloogia prisma, võrdlen numbreid ja üritan teile seletada arusaadavalt. Materjali on suht palju. Ja kuna ma veel ei ole selles suhtes selline nupumees, et mul peaks olema siin arvatavasti mingi tabel, on ju, mingi stand, mille peal ma saaksin kirjutada. Ma luban, et tulevikus ma kogu aeg arenen. Aga soovitan võtta siis sul paberi ja pliiats endale näiteks, kui tahad rohkem käru peal püsida, et mida ma räägin ja arusaadavalt mõista seda kogu värki. Ja soovitangi siis paber ja pliiats endale igaks juhuks, et see endale võrdluseks üles kribata ning vaata ja kuula teraselt, ehk leiduvad mõningad numbrid ka sinu sünnipäevas. Et tuletan siin veel kord meelde, et ma ei ole üldse ajaloolane ja ei ole samuti ka ajaloo huviline. Ja kui minu ajalooõpetaja põhikoolist kogemata satub seda nüüd pealt kuulama, siis tervitused sulle. Ma küll väga kahtlen, et sa seda vaatad. Et siis aitäh, et sa olid nii kannatlik minuga, seepärast ma ei tea, ma olin väga raske laps selles suhtes ajalugu ka üldse minu jaoks. Nii, aga siis lähme edasi. Vaatame, millised numbrite energiat neid on lükanud ja tõuganud neid tüüpe. Mingid tegusid tegema pannud ja mida nad just seda niimoodi siis tegid, et mis numbri energia on neid tõuganud. Siis, kui sa seal sahmerdad ja paremini ennast sisse sealt kuulama, siis soovitan tellida seda kanalit, et sa milleskist ilma ei jääks. Pane see sama pöidlanupukene sinna, et see on jälle kompliment minule, et on täitsa okei, mida ma teen, on üsna huvitav. Ja sina, kes sa sätid seal jalutama ennast koeraga või koerata või kassiga või üksi või mehega või mida iganes. Ma tean, et teid on suht palju, ma olen saanud kommentaaridest juba sellist teavet. Et pane see pöidlanupp sinna ära ja telli kanal, kui sa veel ei telli, et võib-olla juhuslikult telefon pakkus mind või telefon YouTube, jah. Et ja pista see telefon sinna taskusse ja klapid siia ja head kuulamist. Ja mõnusat jalutuskäiku sulle. Nii. Siis esiteks, enne kui alustan täpsemalt igat ühte nendest superstaarist, siis igasse sünnipäeva on sisse kirjutatud kood, nagu ma olen sellest ennegi rääkinud. Ja olen toonud ka väikseid näiteid seal oma YouTube'i väikestes videotes ja kutsusin ka üles inimesi ennast üles andma, et teen jah sellise väikse seeria, kus ma võtan täitsa niimoodi ekspromptselt inimesi. Meil on tulnud nüüd juba üle 200 soovija, aitäh teile, ja kes tahab väga kiiresti oma koodi teada saada, siis see on mingisuguse väikse tasu eest seal. Saate endale seda soetada, kirjutage siis numbrittekeel@gmail.com. Aga enne ära veel telli ja enne ära veel küsi midagi, kui sa saad siit natukene sellist esimest maitset, mis asi siis on. Nii, meie esimene superstaar on Lenin. Tema pärast me oleme kõik olnud seal oktoobrilapsed ja kes me veel olime? Pioneer. Ma sain pioneer hästi natukene olla. Võid kommenteerida, kui kaugele sina jõudsid. Et ma ütleksin, et mulle isegi natuke meeldis see süsteem, sellepärast, et see hoidis hästi nagu vaos inimesed. Noh, igal ühel meil on omad arvamused, on ju, koolirõivad ja nii edasi. Nii siis, kirjuta ülesse. Kui te muidugi väga vajate, siis ma võin kommentaaridesse ka panna, aga te leiate Google'ist ka nende andmed ülesse. Lenin on sündinud 22. Eks 22. päeval ja 4. kuul, eks aprill, ja siis aasta on 1870. 22.04.1870. Tema kood on selline 44763. Nii.
ja siis kokkuvõttes on ta energia 4, mis tähendab, et revolutsionäär, tal on isegi 2 4, nagu te näete, jah. Siis see tähendab seda, et see on justkui selline tohutult energiat kogu aeg midagi peab tegema, hakkas kohe käsi liikuma niimoodi, see on selline kiiresti nüüd, praegu ja hästi töökas, hästi selline peale hakkab, kohe nüüd ja praegu. Et see on hästi hea muidugi selle asja juures, et Lenin kasutaski seda ära, tema oli tõeline revolutsionäär. Ma muidugi räägin nüüd selles suhtes ka vihjan veel teistele numbritele, ehk siis tal on 2 4, eks ju. Et umbes kohe tuleb teha ilma mõtlemata, nüüd teeme, pärast vaatame, mis toimub, on ju. Number 7 siis räägib kvanthüppest, et muutused tegevustes, isiklikus elus, nüüd ja praegu kohe tulla, et väga Leninile selline kohane, ehk siis vaata 2 4 juba ja 7 annavad 7 annab sellise kvanthüppe energia. 4 on selline peas hästi palju mõtteid, kohe nüüd, on ju, üks asi on veel puudu ja siis keegi ütleb, et davai, poehali ja siis kõik lähevad tulla. Nii, siis Leninil on ka selline number nagu number 6. Ehk siis see tähendab sellist rahulolu, organiseerimist, korraldamist ja siin natukene infot selle kohta, et Lenin kogu aeg sahmis oma elu jooksul, organiseeris, korraldas ning ka oskas elust mõnu tunda. Et on tulnud ka kuskilt infot välja, ma natuke guugeldasin, et ta oli aktiivne vastassugupoole suhtes. Et seal magamistuas meeldis ta sahmerdada, ehk siis number 6 on tegelikult vaata selline armastuse number, mida ma enne vist ka väitnud. Ja siis tal on see viimane number 3 ja see viitab siin tema eneseteadlikkusele ja teiste käsutamisele. Number 3 on selline tüüp. Nii naljakas, just ühe naisega täna rääkisin natukene seda. Ehk siis selline, kui ta otsustab, siis ta tahab, et nii läheb. Ja võt ei meeldi, kui keegi vastu hakkab. Ja siin Lenini puhul ka, et hästi eneseteadlik, hästi käsutaja, pidas ennast esirinnas ja õigeks igas otsuses ja vankumatu. Ehk siis see tähendab seda number 3 puhul, et kui sa oled midagi otsustanud ja sa tahad, et võt keegi, ütleme siis, kui sa oled siis lapsevanem ja tahad, et laps selle ära teeb ja siis sa tahad, et seda tehakse nüüd kohe praegu, nii nagu sa just ütlesid, mitte natukene hiljem ja siis ja nii edasi. Sest üldjuhul number 3 on ka see, et lihtsalt sa teed selle ise ära. Mis Lenini puhul ma kujutan ette, et kui ta tahtis, et kellelgi peab nagu eemaldama, kedagi peab eemaldama mängu. Nii, nüüd lähme natukene teistmoodi neid numbreid tema sünnipäeva vaatama. Mul on need muidugi nüüd silme ees ilusti on ju, need peaksid olema siis siin silme ees, aga kirjutasid endale kindlasti üles, et Lenin on sündinud 22.04.1870. Nii, lähme vaatame, tema sünnipäevas on 1. Siis see tähendab seda, et ta on imperaator, läbi seinte mineja, peab enda järel rahvamasse ja nii edasi. Tema juhtida on suur hulk inimesi ja panna nad tegutsema. Siis tema päevas, sünnipäevas konkreetselt on 2. Ja see tähendab seda, et ta suhtleb väga paljude inimestega. 2 on selline suhtleja, hea läbirääkija. Ja palju läbirääkimisi, palju lepinguid, lepingute sõlmimisi. Ja siis tema sünnipäevas oli ka number 8. Siis see viitab sellele, et tal oli tohutu kontrollivajadus teiste üle ja mitte usaldamine teiste osas. Isegi võis kahelda iseendas, kuid see oli talle kindlasti lubatud. Ta oli ju superstar, nii nimetatud. Et kui me nüüd teame nagu siis Leninit just sellise nagu miinuspoole peal, siis kõikidel nendel numbritel, ehk siis nii tema kood, mis tuli siis välja 44763, need on ka kõik head asjad, mis tal praegu nüüd oli, et selline revolutsionäär, kui tohutu tegi ja kõik muud asjad, ainult et tema siis pani selle energia rohkem sinna negatiivsesse. Et me kõik teame seda aega, siis meie vanused. Ma olin küll laps, aga selles suhtes, et hiljem ma ikka sain aru nagu, mis oli mis. Ja ma loodan, et te saite sellest aru, kommenteerige, kui ei saanud aru. Eks ma rääkisin alguses koodist ja pärast hüppasin korraks tema sünnipäeva.
Ehk siis siit muidugi ma võiksin ütelda selline väike kõrvalpõige, et kui sa oled sündinud aastal 1000 millegagi, on ju, siis sul on see ka üks olemas seal juba energia mõistes, üldse kõik ühed, kes on sündinud ka näiteks sellisel päeval, kus on 1 on nagu esimene number, siis on teine number, siis see annab ka sulle tohutu sellise tegutsemise vajaduse, et sa tunned nagu sipelgad püksis lihtsalt kogu aeg nagu toimetama. Sõltub, mis number sul seal veel taga on, aga üldjuhul see on selline sipelgad püksis tunne kogu aeg. Järgmine tüüp. Loodan, et sul on veel paber kõrval. Teate, mis vabandan teie, kes te kõnnite, siis te ei saa kribada, aga pärast kuulate uuesti. No te lihtsalt kuulake seda lugu. Nii, Hitler, kes on sündinud 20. päeval, 4. kuul, 1889. Vaadake, kui naljakas, pöörake tähelepanu, et Leninil oli sama päev, siis sama kuu, ehk siis number 4. Leninil oli, ma natuke liigutan, ja number 4, mõlemad on aprillis sündinud. Ja siis Leninil oli sünnipäev, oli 22, ehk siis 2-2, noh kokku liidetult on see 4 on ju, aga 2-2 räägivad ka oma juttu. Ja siis Hitler on sündinud 20. päeval. Te olete enne ka kuulnud minu nendest kahtedest, kui ma olen rääkinud, eks ju. Sünnipäev number 20 viitab sellele, et ta ka oli ümbritsetud paljude inimestega ja palju suhtlemist, lepingute sõlmimise läbirääkimisi. Kuid see 0 selle number 2 taga tähendab seda, et ta sõlmis lepingu ja samas võis selle lihtsalt 1-2 ka tühistada ilma mingisuguse põhjuseta. Jutt on siis Hitlerist. Ja number 4 on loomine, millegi vana purustamine, ehk siis selline revolutsionäär, nii nagu ma ütlesin, on ju selle Lenini osas. Ja nagu me teame, siis oli Leninil ja Hitleril omavahel ühiseid ideid, mida see tähendab, kui läbi suure revolutsiooni hävitatakse vana ja ehitatakse uus. Ehk siis ma räägin siin seda nagu kui vana ajaloolane, aga samas see, et väga paljud kindlasti mäletavad seda aega, vähemalt ajaloos, et sellised asjad on juhtunud. Hitler oma koodiga, ehk siis Hitleri kood on selline kui 2, 4, 8, 5, 1. Et see 4. number on siis elude number ja see on tal 5, mis tähendab, et ta oli väga konkreetne, kaine mõistusega, oskus õppida ja õpetada. Ta oli väga hea õpetaja. Hitler, mäletate, kõik ütlesid seal, me oleme näinud nendes filmides. Et suur pluss on selle number 5 puhul see, et ta oskab väga hästi rääkida, väga arusaadavalt rääkida ja väga hästi ka oma kõnelemise teisi inimesi mõjutada. Ja ta oskab särada lava peal ja on suur täht ja tal õnnestub selles suhtes viia info inimesteni. Ja number 2 siis tähendab siis siin samuti palju suhtlemist, läbirääkimisi, partnerlust, esoteerika tunnetust, aga kui suures Lenini puhul mul jäigi seda ütlemata. Ehk siis 22 ehk siis nagu kahekordselt tupla esoteerik. Väga nutikad tüübid. Nii, lähen tagasi. Ja siis number 2 siis, nüüd ma koodist rääkisin natukene niimoodi, kui koodi kirjutasite üles 2, 4, 8, 5, 1, alguses ma rääkisin 5, mis on siis 4. number, et ma räägin 2. Mõni on öelnud, et ma räägin liiga segamini, aga lihtsalt ma hakkasin neid asju niimoodi analüüsima, ma olen natukene niimoodi pussakääre kirjutanud, no kergemat karistust. Tähtsin, et te pointist aru saate, seepärast, et te saate hästi palju paralleele iseendale nüüd tõmmata. Et number 2 tähendab siis siin seda, et oli palju suhtlemist Hitleril ja esoteerikat ja talle meeldis väga sügavuti tegeleda esoteerikaga vabal ajal. See oli kuskil kas Wikipeediast või kus ma selle lugesin. Ja siis tema 3. number on seal number 8, see tähendab seda, et tal oli ka tohutu kontrollivajadus kõige ja kõigi suhtes. Siis seda miinus mõttes on ju. Ja pluss mõttes siis, mis number 8 on, ma räägin seda, et see on raha number tegelikult, et ta oskas väga hästi raha liigutada ja raha teenida. Ja siis Hitleri koodis 2, 4, 8, 5, 1, viimane number on number 1, mis tähendab, et täielik liider, läbi seinte, suure rahvamassi kaasavedaja ja eestvedaja. Ja Hitler oli juht ja täht, kes oskas inimesi enda järgi vedada, nagu te aru saate. Ja number 4 me siis juba rääkisime eelnevalt. Ehk siis kui te aru saate, siis mul on veel 2 tüüpi siin teha.
kaks toredat inimest, ehk siis need numbrid korduvad. ja siin on siis see märk, et kuidas need võivad miinuses töötada. Napoleon sündinud 15.08, 1769. Et nüüd, kui sünnipäeva kokku arvutada 15 teeb kokku 6, ehk siis elu nautija, kaifija, et tõeline prantslane, et seda siis heas mõttes. Et tegelikult ma ei tea, kas ta oli ikka puhas prantslane selles suhtes, et ma natukene uurisin, aga kuna ma ei viitsi väga palju uurida selliseid asju, siis ma uurin pigem seda, mis numbrid on. Siis ma vaatasin teda jah, selles suhtes niivõrd nagu ei vaadanud kui isiksust, et ma vaatasin rohkem numeroloogi pilgu läbi, et teile seda nagu rohkem tuua esile. Ja tema kood on siis 68512. Me oleme rääkinud juba siin 8, 5, 1 ja 2, et siin on 6 on nüüd selline nagu uus number. Et Napoleon oli rohkem selline nautija mees, kuid seda selles mõttes, et soovis poliitiliselt pidevalt laieneda ning kontrollida selle läbi kogu maailma. Vot, et sünnikuu 8, tema on siis augustis sündinud, see on lõvi, liider ja aasta viimane number, et nii nagu Hitlerilgi on number 9, see on siis tegelikult number 9 on hinges sõdur, sõdalane. Ja siis tema kood, see 68512, tuletan siis meelde, et seal on see number 6, mis on siis meile praegu sel juhul nagu uus, 6 ja uus, nii hästi kõlas kokku. Et see tuleb siis tema sünnipäevast kokku liitis 1+5. See tähendab tarkust, liidriks olemise soov, ta tahab tähelepanu, ta tahab, et kõik teda näeksid ja siis Napoleon selle number 6 kaudu siis tegigi seda niimoodi, et nagu kõik näeksid, kõik saaksid teada, kes ta on. Number 8 on siis kontrollija enda ja teiste osas, ehk siis kas te panete tähele, et kõikidel on see number 8, mis käib läbi ja nad kasutasid seda siis nagu miinus mõttes rohkem, et kontrollida üldse nagu laialt, mitte ainult oma lähedasi, vaid siis juba kogu maailma, eks ju. Siis number 5 laienemine, õpetamine, juhina teiste mõjutamine, number 1 on tal seal koodis, on siis liider, tegutseja, teiste enda järel vedaja massides, inimeste liigutaja ja nii edasi. Ja number 2 oli see, et on hea läbirääkija ja inimestega ümbritseja, hea intuitsiooniga. Ja see on nii huvitav, et selles suhtes kõigil on see number 2 siin sees, mis on siis ka esoteeriku number, eks ju. Ja Stalin. Ma panin praegu seda tähele, ma kirjutan seda küll üles, Napoleon oli sündinud 15.08, 1765, siis tal on nagu 2 ühte, nüüd kui ma vaatan sünnipäeva, mitte ainult edukuse koodi. Et tegelikult, kui ma nagu põhjalikumalt vaatan inimest, siis edukuse kood on nagu üks asi, aga teine asi on see, kui nagu sünnikaardis näiteks ma võtan väga põhjalikult inimest ja sealt tulevad välja igasugused asjad. Ehk siis, kui sa tahad teada päriselt, kes sa oled ja tahad teada oma kasutusjuhendid, nii nagu ma olen rääkinud, siis see on selline ühekordne, seda ei ole vaja iga 5 aasta tagant uuendada, nagu näiteks passi. Ma ei tea tegelikult, kui tihedalt peaks passi uuendama, 10 aastat või. Et sa saad selle nagu üks kord, siis minul on see oma sünnikaart, mida mina teen, mis süsteemiga mina teen, et mingil astroloogil võib see nagu oma olla. Ja nii lihtsalt ongi, sest see on nagu väga müstiline, et meil on siis palju variante seal erinevate asjade jaoks, et mina isiklikult selles suhtes soovitaksin võtta, kui võtta, siis võtta juba see täis sünnikaart, et üks kord endale seda lubada ja see on sul eluaegne, et on seal 2 varianti, kas suuline koos illustreerivate piltidega või siis teine on see kirjalik. Nii, lähme meie Stalini juurde. Meie Stalin, sellega oli ka mingi oma lugu. Ma olen ikka nii noor laps, et ma täpselt ei tea. Kes teab mingit lugu rääkida, siis kirjutage kommentaaridesse, et natuke meenutada. Ma vaatasin oma YouTube'i kanalil, et meil on päris huvitav selline vanus, kes mind nagu jälgib, et aitäh teile usalduse eest. Et siin on selliseid vanakooli inimesi, kes mäletavad neid tüüpe. Mina natukene olin siis veel nii, et piimalaigud olid suunurkades, et hüppasin poriloikudes ringi. Aga siiski, tema on sündinud 18, 12, 1, 8, 7, 8. Vot tak. Ja tema sünnipäev olevat olnud pikalt teadmata teiste eest, kuna tal oli üks hea nõuandja, kes ei soovitanud näidata oma õiget sünnipäeva.
vot, sellepärast, et tal see nõuandja juba teadis, et on olemas inimesi, kes oskavad numbrite keelt ja seda ilma naljata. Mul on siin küll naerusuu, sellepärast, et sest see on päris huvitav ja nii nagu te olete ise ka kuulnud, et nendel poliitikutel või siis sellistel superstaaridel, kes on tegelikult teinud hästi suuri pöördeid siin maailmas kunagi, sest nendel kõigil oli, kes siis maitses toitu enne, kui siis kuningas niinimetatud sõi seda või mida iganes, et aga tema kood, Stalini kood, nii nagu mina selle nüüd välja sain, on hästi huvitav. Tal on 9, 3, 6, 9, 9 ja vot 9 on ma hakkan teile kohe rääkima järjekorras, et see on väga haruldane kood kusjuures ja koodis on 3 7, 3 9, vabandust, ma ei oska ära kustutada seda valet numbrit, ehk siis 9, 3, 6, 9, 9. Ma siiamaani ei ole mitte kellelgi seda näinud. See, mida mina olen näinud, ma olen näinud 3 2 näiteks kellelgi ja 3 7, aga 3 9 ei ole näinud. See siis negatiivselt tähendab seda, et täielik sõduri energia, hästi otsustuskindel, hästi sihikindel ja tõeline maailma vallutaja, et vaimne juht. Et tegelikult on number 9 täielik vaimne, esoteriline ja maagiline inimene. Võt siin ongi see aga, et kui ma räägin inimestele, et kui sul on 9, siis tegelikult see on mega lahe number. See on tegelikult tervendaja, aga number 9 on hästi sõjakas energia. Võt need on need naised, mehed, kellel on see, et ta peab kohe saama, ta peab kohe ära tegema. Kui number 3, vaata ma seal kuskil üleval pool Lenini juures rääkisin, et number 3 on ka selline, et on nagu suht jäärapea, aga number 9 on selline 0-4, mis on kuul pähe, mul pole sind vaja. Noh, et umbes saad aru, et niimoodi teelt ära. No see oli see aeg, eks ju. Ei olnud kui kauboi aeg, et siis lasti üle ühe kõik maha. Aga ma räägin veel, kui ma ei ole ajaloolane üldse, et ma nüüd viskan nalja, aga see oli kindlasti see aeg oli naljast väga kaugel. Et selline inimene ei tohiks niivõrd hirmutada raha, kui vastupidi aidata inimesi, ehk siis number 9, kellel on, siis ta ei tohi imustada raha. Ma ütlesin hirmutada raha, jah. Et normaalne inimene, aga Stalin oli siis vastupidi, temal oli raha väga oluline, eks ju, nii et täielikus miinuses liikus see tüüp. Ja number 3 viitab siis tema eneseteadlikkusele ja teiste kasutamisele, pidas ennast esirinnas ja õigeks igas otsuses vangumatu. See ongi nii huvitav. Ma just rääkisingi 3 ja näed, ma juba unustasin ära, noh, siin ma näen, et mul on spikrisse 3 olemas. Ehk siis need nagu täiendavad täiega 11. Nagu õudne hirmus tüüp ütleksin niimoodi, kui ma nagu numbreid nüüd vaatan. Ja noh, mis number 6 annab natukene talle siis sellist pehmust. Et ma ütlesin vaata, et 9, 3, 6, 9, 9 on siis see kood. Ja see annab siis jah sellist nagu rahulolu, organiseerimine, korraldamine, võimu janunemine teiste osas. Noh, selles suhtes ja number 6 on armastuse number, on ju. Mis siis tähendab seda, et talle meeldisid ilusad asjad, ta lubas hästi palju ilusad asju endale, siis tal oli raha väga oluline, on ju, selleks, et ta saaks midagi toredat endale lubada. Aga siis ka see, et ta võis ka olla endas mitte kindel, ebakindel oma, ütleme, kas tal on, ütleme, kõik välimuselt, kas ta on hea, on ju, siis umbes riiete suhtes ta võis olla kapriisne, see on selline number 6. Ja number 6 puhul on veel ka see, et kui ta on vihane, siis kui ta tahab kellelegi kätte maksta, siis ta ei maksa ise kätte, vaid ta teeb seda läbi kellegi. Nii ongi. Et tavainimesed ka, kes on sündinud siis 6. päeval või 15. päeval, siis nad on hästi sellised kihvtid. Okei, jääme nüüd nende superstaaride juurde. Ma kunagi teen videod, kus ma räägin igast numbrist. Ja ka enda numbrist, ega siis minul on ka miinuseid. Tuletan seda iga kord meelde, kes ma ei ole mingi prillikivi siin teil. Nii, ja siis pöörake ka Stalini sünnipäevale tähelepanu, et tal hakkab seal ka number 1-sid, ehk sünnipäev hakkab tal ka 1-ga, kuu hakkab tal 1-ga, aasta hakkab tal 1-ga, ehk siis tal on suht palju 1-sid, et 1 on siis selline läbi seinte, eriti kui ta veel negatiivne on, siis 0-4 lihtsalt rahvas maha ja uus rahvas peale. Vot, ja siis ka see, et tema aastas, ta on sündinud 1878, on 2 8 ja pluss veel 7 seal vahel, siis 8 on see tohutu kontrollivajadus ja number 7 on selline kvanthüppe tegemine.
ehk siis nii palju kui mina sellest Stalinist tean, siis oli minu meelest väga hirmus kogu see aeg, üldse need tüübid olid väga hirmsad, välja arvatud Napoleonit ma väga ei tea, ainult ajaloos olen teda õppinud. Nii, ja noh, Stalin oli hästi ülikontrolliv ja hästi kahtlustav, eks ma kujutan ette, seal lihtsalt saadeti, no mis ma kujutan ette, ma lihtsalt jah, seda ikkagi tean ajaloost, et see oli nagu hirmus aeg. Niisiis, et Lenin kokkuvõtvalt number 4, see tähendab sünnipäev oli 22. Et see on siis revolutsionääri selline energia, samas kui võtta 2 ja 2 eraldi, siis see on esoteerik, selgelt nägemine, selgelt tunnetamine, inimeste selline läbinägemisvõime, et uskuge mind, et see täiesti tabab, väga head läbirääkijad, no kõik müüvad maha. Hitler, nende puhul võib ütelda, et oma ema ka kindlasti, oma naised, nad müüsid ka maha lihtsalt, et selline suht savi, et üks ees või taga. Hitler siis sündinud 2. päeval, ehk siis õigemini tema number on 2, ta on sündinud 20. päeval, ehk siis see on nagu vapsee selline tüüp, et lihtsalt ma vist ütlesin ka seal, et see null on selline nagu nullib kõik ära. Kuigi positiivselt, kui ta oleks võtnud selle positiivses 20 on väga head pereinimesed, nagu suurepärased. Vot siis Napoleon oli number 6, kes sündinud 15. päeval, et tema oli selline täielik elunautija ja liidrienergiaga, ehk siis 1 ja 5 teeb kokku 6, eks ju, siis see on selline hästi mehelikult, hästi läbi seinte numbrid ja hästi tugev liider. Stalin oli 9, ehk siis sündinud 18. päeval, et tema tuli tuntuks justkui Hitleri hävitajana, ehk siis selline tõeline võitleja. Aga 18 on tegelikult, oi, teie, kes te olete 18. päeval sündinud, pange väga tähele, et teil on seda sõjakust suht palju. Ükskõik, kas sa oled mees või naine. Aga te olete tegelikult hästi maagilised inimesed, kui te vaid leiaksite enda sees selle sinu maagia ülesse. Ja te olete väga südamlikud inimesed. Ja te olete sellised tüübid veel, kellele kõik tahavad tulla oma muresid kurtma. Ja siis on see, et mitte keegi teid ei kuule. On ju? Ja kõik aitate ja tahate, et teid ka aidatakse, aga ikkagi abi te ei saa. Nii, hüppasin siit nüüd välja natukene, vaatame, mis spikker ette veel näeb, et need olid siis näited sellistest tulistest meestest, kellest suurem osa inimkonnast teavad. Ning siin selle näite puhul näeb väga hästi, kuidas numbri energia miinuspool töötab. Ma seda enne ütlesengi, eks ju. Et ma rõhun teile siis tihti peale seda ette, et ma räägin nii plussidest kui miinustest, lihtsalt see on meie valik, kumma me võtame. Ehk siis ma ütlen teile siin toon oma näite, et kui ma olen sündinud 16. päeval, siis 16. päeval on tohutult palju miinuseid. Päriselt. Et see, kes siis tunneb mind isiklikult, siis ma arvan, et mina üldse ei lähe nende miinuste alla. Et nii nagu mõni on öelnud, et mina olen küll 10. päeval sündinud, aga ma küll vot selline ei ole. Muidugi, sellepärast, et ka minul on näiteks kuu, mis mind mõjutab, mul on aasta, mis mind mõjutab, sul täpselt sama 10, et sa ei pruugi olla selline. Aga kui me vajume sinna miinusesse, siis hakkab väga hästi see sünnipäeva energia tööle. Ehk siis mäletage siis 10 ja 16, mõlemal on see number 1 on ju selle ees, millest ma siis olen nii palju rääkinud. Näete siis number 1 on liidrite number. Et näeme neid numbreid eelpool nimetatute sünnipäevas või koodis. Mis ma just ütlesin, eks ju, näed, spikker on väga nutikas mul siin. Et niisiis, kui soovid enda kohta rohkem teada, milline on sinu energia ja sinu numbrite energia, siis selleks on mitu varianti, nii nagu ma ennegi ütlesin, et meil on täiesti nimekiri, mida me pakume. Ehk siis ma räägin meie, mul on meeskonna liige, kes mind väga aktiivselt aitab selles. Sest soovijaid on ja abi vajavad väga paljud, mina samamoodi olen ennast saanud hästi palju aidata. Just tegelikult ma ütlen, panen teile hinge peale kõigile, et tegelege oma miinustega, tegelege oma nende probleemidega. Mu töökaaslane tuli mulle sülle, siin ta on. Et just selle suguvõsa mustritega, et kui te tahate, et teie rahad liiguksid, siis isaga suhted korda, vendadega suhted korda ja kui te tahate, et oleks suhtes kõik hästi tervisesti, siis emaga suhted korda, õdedega tervised korda. Saite aru küll. Ja Facebookis siis esimest korda proovin teha laivi. Minu meelest nüüd, kui tuleb, siis 19. mail on see vist see päev, ma vaatasin, et väga paljud hääletasid sinna seda. Tulge meie suletud rühma, vaatame, mis sellest välja tuleb. Mina olen küll hästi elevil sellest. Ja mis siis veel? Siis kui on selliseid väikseid küsimusi,
ma peangi oma abilise ära panema, sest muidu ma muutun utuseks. kui on selliseid väikseid küsimusi, näiteks tänagi see, issand, kas ta oli Ursula või? Et nii vahva on, kui inimesed saadavad mingeid küsimusi ja selline, mul tuleb jälle mõte ja siis ma teen selle küsimuse najal, teen siis video. Ja õhutan sind hästi aktiivselt näiteks ka saatma näiteks mingi küsimuse, mis võib, vaatame sina ära, siis mõtle, kas on keeruline või raske. Sest mina otsustan seda, et kas see on siis keeruline või on see kerge, sellepärast, et kui see on kerge vastata, siis ma teen sellest video ja kui tahad, siis ma võin sind seal ära mainida, et näed, sinu käest tuli see küsimus, saad olla ka väike superstar koos minuga. Sest ma olen väga-väga tänulik sellele naisele, Ursula oli vist ta nimi, ma väga loodan. Ära siis solvu, kui ma ütlesin midagi valesti su nime kohta. Et niimoodi me saamegi aidata üksteist, sellepärast, et ma õpin kogu aeg numbreid juurde, nende energiat ja iga kord, kui ma teen analüüse nüüd erinevatele inimestele, siis tuleb mega palju informatsiooni. Et mul oli enne tundmatu number veidikene see number 3, ehk siis 21 ja 12, et nüüd ma olen hästi palju kokku puutunud just selliste inimestega. Ja minu meelest on mega lahe, seepärast, et minu sünnikuu on 3. kuu. Ja siis nüüd ma saan aru küll, kus kohast mul need tulevad mingisugused sellised jamad sisse, millega peab tegelema. Aga seda te saate kõike nagu sünnikaardist teada päriselt ja ainukene, mis ma siis ütlen, tehke suhted korda, et see on juba pool võitu ja siis teiseks see, et kui tahad enda kohta teada, kardad avalikult kuskil sõna võtta või kirjutada kommentaarides, olen küll alati tänulik, kui te aitate üksteist ka kommentaarides, näiteks nüüd ka need superstaarid siin Hitler, Lenin, Napoleon ja bla bla bla. Et ma ei ole jah nii tubli veel, et ma oskaksin siin igasuguseid selliseid asju kasutada või siis slaide teha samal ajal, aga ma usun, et mingisugune aastakese pärast ma teen siin igasuguseid trikke. Et aga jaa, aidake üksteist. Siis hoidke pilku peal, tellige kanalit, pange pöial ja siis see, et hoidke lippu kõrgel, armastage teineteist, hoidke teineteist ja mis siin ikka, mina olen Merike ja kohtume. Ja andke mulle siis selliseid väikseid vihjeid, et mis ma siit puusa pealt võiksin jälle mingi video teha, et mulle räigelt meeldivad sellised mingid ideed. Tšauki-pauki!